See valge auto siin valges lumes on Peugeot 301 ja see on tehtud neile inimestele, kes tahavad, et nende auto oleks ökonoomne, ruumikas, sinna mahuks sisse nii palju inimesi kui ka palju pakke. Siis võiks ta veel välja näha selline suhteliselt okei või selline soliidne, millega kannataks igale poole minna. Ja siis nad veel tahavad, et see auto ei maksaks eriti palju. Ja võib-olla oleks see auto lihtsalt täiesti tavaline tarbeese, mis hommikul käima panna ja õhtul lihtsalt seisma jätta. Põhimõtteliselt on see auto selle kirjelduse järgi tehtud siis nagu põhimõtteliselt kõigile meile. Ja nimeks või siis numbriks on pandud talle 301 ja nende numbritega on selline lugu, et edaspidi hakkavad kõik sellised soodsama klassi Peugeot kandma viimase numbrina tähist 1 ja kõik need nii-öelda edasi jõudnud autod, mis on siis tehtud juba sellised natukene mugavamad ja luksuslikumad ja mõnusamad, hakkavad lõpunumbrit kandma 8. Nullidega jääb ikkagi kõik samamoodi. Kui on keskel 1 null, on tegemist tavalise autoga ja kui on 2 nulli, siis on kõrgema keremudeliga tegemist. Välimuses siis nii palju, et kui ma enne rääkisin soliidsusest, siis näete, on ju minu meelest täiesti soliidne. Natukene meenutab 508 ja õnneks on siin alles ka see väikene ninaosa, mis mulle nende Peugeot'de puhul väga meeldib. Küljejoon on nagu seda on auto puhul ikka. Ees on siis see mootoriruumi osa ja taga pagasiruumi osa. Kõige silma torkavamaks asjaks siin on aga see selline küljejoon, mis selline väike teravik mööda autot jookseb ja see hakkab iseenesest pihta siit tule seest, läheb siit külge mööda siia lõppu välja ja siin taga teeb väikse sellise käänaku. Ja terasemad on selle auto küljest leidnud juba üllatavalt pika teljevahe, aga sellest juba natuks aja pärast. Ja tagumine ots, see jätkab põhimõtteliselt ka sellist soliidset joont. Siin on igavesti sellised mõnusad rahulikud tuled, mis mingit moodi silma ei kraabi ja selline ilus lage tagumine ots. Kui te aga soovite ennast siia pagasiruumi sisse saada, siis selleks on olemas 2 varianti, kas nupp siis autosalongist või siis võtme pealt, sest siia välja millegipärast ei ole raatsitud ühtegi nuppu teha. Pagasiruum ise on aga üüratu, koguni 640 liitrit. Ja loomulikult on alla lastavad ka tagumised seljatoed ja selle abil saab tõsta mahutavuse üle 1000 liitri. Niisiis, tänu sellele väga pikale teljevahele on siia sisse lisaks sellele suurele pagasiruumile õnnestunud panna ka väga suuri inimesi. Mina ei ole küll maailma kõige suurem inimese, vähemalt pikkuse poolest, aga kui ma oleks ka 10 cm pikem, siis tõenäoliselt ei läheks mul ka veel jalad vastu seda esiistet. Ja see vahe on tegelikult nii suur, et kui panna lapsed siia lastetooliga istuma, siis nende jalad ei ulata ka naljalt vastu seda istet. Selle auto puhul tuleb muidugi arvestada sellega, et tegemist on üllatavalt soodsa autoga ja polsterdust ei ole paraku jätkunud ei sinna pagasiruumi kluugi siseküljele kui ka siia istmete taha. Mootori jutt on seekord selline, et siia on saada 2 sorti bensiinikat. Üks on 1,2 liitrine ja teine on 1,6 liitrine ja seda 1,2 liitrist 3-silindrist mootorit, mis siin peal on, pandi esmakordselt 208-le. Bensiinimootorite võimsused on 82 kuni 115 hobuseni. Siis on olemas ka 1,6 liitrist diislit, millel on 96 hobujõudu. Ja nagu ma ennist ütlesin, et tegemist on üllatavalt soodsa autoga, siis nii tegelikult on ka, sest selle hind hakkab pihta uskuge mitte 11 500 eurost ja sealt siis edasi. Aga kõige suurem kontrast, kui te siit autost või siia autosse sisse istute, ongi just see, et kui ta väljast näeb selline hästi esinduslik ja tegelikult suhteliselt nagu kihvt välja, siis seisu on jäänud natukene selliseks esmapilgul natukene lakooniliseks või selliseks kuidagi hästi tavaliseks, aga sellega harjub suhteliselt kähku ära ja siis mingi aja pärast te tegelikult enam ei saagi aru, sest siit leiab ka selliseid mõnusaid meeldivaid detaile, et natukene kontrasti loomiseks on tehtud siia sellist alumiiniumiliistu ja siis on millegipärast pandud siia ka sedasama kõrgläikega detaili, mida millegipärast armastatakse praegu igale poole panna, aga kõik on iseenesest loogiline ja lihtne. Teil on siin käes rool, mis on natukene suur. Ta võiks veidi väiksem olla, aga see võib olla tulnud ka sellest 208 roolist, mida mulle meeldis käes hoida ja mis oli selline mõnus pisikene. Et ta tundub natukene liiga suur. Kellad on ilusasti loetavad, 2 sükest ümmargust ala, ühel on tahomeeter, teisel pool siis see, mis kiirust näitab ja keskel on väike kompuutripaneel, mis siis näitab teile palju kütust järgi on ja
ja põhimõtteliselt näitab ka läbisõitu. Siin siis keskel on nii-öelda see raadio osa, siis on kliima osa, siit alt leiab need nupud, millega saab aknaid lahti teha ja loomulikult siis käigukangi. Aga mis siin ka puudu on samamoodi nagu partneris on just topsi hoidmise kohad, et kui te siit selle tuhadoosi ära võtate, siis siia võib-olla juba kannatab panna ühe kohvitassi, mis niisama lihtsalt ümber ei lähe, aga sellega ongi ka kogu lugu, et uste sisse saate pudeli pikali panna ja sellega asi piirdubki. Küll on sellesse autosse leidnud tee mõnus käetugi, mille sisse saab ka natukene asju ära panna. Niisama lihtne see kausikene ongi, aga parem ikka, kui asju käes hoida ja lisaks teeb see sõitmisega natukene mugavamaks, et siia on mugav kätt toetada ja uste peale on ka võimalik käsi toetada, nii et sõitmine on igati mugav. Ja nagu näha, siis pikaajaline keskmine 1181 kilomeetri peal on 4,6 liitrit 100-le ja minu viimane sõit näitab praegu siin külma ilmaga linnas 4,9. Sellest küll 300 millegiga on maanteesõit, mis ta näitas mul ka 4,5 ja nüüd tänase hommikul selle -10 ja -7 kraadiga on siis natukene see temperatuur või õigemini see kütusekulu siin linnas tõusnud. Nii et sellega on täidetud ka see ökonoomse auto roll. Kaks asja siin muidugi on, mis mind sõitmise juures häirivad. Üheks on see käigukang, mis on põhimõtteliselt tundub nagu selline tallesaba, et see ruum, millest ta opereerib, on lihtsalt nii suur, et kui sa esimese sisse paned või teise peale tõmbad, siis see käib kindlasti vastu jalga ja kui sa 5. sisse paned, siis põhimõtteliselt sa saad nagu tunda ka seda, kes sul kõrval istub. Et see on natukene selline veider vedelkomponent siin. Ja teiseks ta läheb kuidagi hästi aeglaselt soojaks, aga see ei ole nüüd selle auto viga, vaid need kõik tänapäeva diislid on natukene sellise uimasema soojemaks minemisega. Aga muus osas on selles soodsas autos üllatavalt mõnus ja mugav olla, vähemalt see juhiiste on selline, milles mulle meeldib istuda ja rool istub ilusasti kätte, kuigi ta on veits suur ja see armatuur lõpuks tundub ka juba täiesti selline vastuvõetav ja mõnus. Loomulikult ei maksa alahinnata seda väga väikest kütusekulu ja seda ruumi, mida siin pikkuse poolest on, ma ütleks isegi meeletult. Et tagaistujad mahuvad ilusasti ära ja pagasiruumi saab ka veel meeletus koguses asju toppida. Ja väljanägemine on igati selline noobel, nii et mis siin ikka, müüki tuleb jaanuarist ja kellel huvi, siis käige vaadake oma silmaga ka kindlasti üle, sellepärast et oma silm on kriimsilm.